Tere hommikust, head investorid, head kliendid, head kuulajad. Siin Coop Pank on 9. veebruar ja me tutvustame oma eelmise aasta tulemusi ja ka eelmise aasta 4. ehk viimase kvartali tulemusi. Minuga koos on siin juhatuse liige finantsjuht Paavo Truu, koos me selle esitluse teeme, see kestab umbes 30-40 minutit. Ja selle presentatsiooni või esitluse käigus on teil võimalus esitada küsimusi, see on seal ekraanil kuskil all paremas nurgas, et te võite esitada jooksvalt ka lõpus, et siis vastame lõpus. Aga lähme siis liikvele. Eelmise aasta viimast kvartalit märgistavad siis järgmised rõhuasetused, et vaatamata sellele, et me juba 3. aastat otsime siin Eesti majanduses kriisi ja langust ja võlglasi, oli meil väga tugev kasv ärimahtudes. Nii tuli kliente, hoiuseid kui laene. Aga selle märkuse paneks siia peale, et pangandus on tavaliselt niimoodi, et selle kvartali tulemustes kajastub eelmise kvartali müügitöö tulemus. Et tegelikult selle 4. kvartali ilusad ärimahtude kasvud tagas meie töö 3. kvartalis. Ja see disclaimer võiks olla siin see, et alates sügisest me ikkagi nägime laenumahtudes, eelkõige laenutaotluste vähenemist kodulaenus, autoliisingus, mõnevõrra ka ärilaenudes ja see tulemus kajastub tegelikult nüüd siin esimeses kvartalis, et selgelt ikkagi see Euroopa Keskpanga soov suruda majanduskasvu alla kajastub selles, et laenu taodeldakse praegu vähem ja see siis tegelikult on mõõdetav meie tulemustes esimeses kvartalis. Siis kindlasti kvartali meie jaoks kõige võimsam märksõna oli aktsiaemissioon, et pank vajab kasvamiseks kapitali. Me läksime väga keerulises olukorras emiteerima uusi aktsiaid, küsime aktsionäride käest täiendavat raha, valmistasime seda terve suve ette ja suhteliselt siukses ärevuses ja kerges võib-olla isegi närvilisuses, et kuidas see õnnestub. Aga on nagu ülim hea meel siis tunnistada, et aktsionärid uskusid meisse ja panustasid siis sellesse emissiooni 4 korda rohkem, olid valmis panustama 4 korda rohkem vahendeid, kui meil tegelikult vaja läks. Et suur tänu aktsionäridele. Ja võib-olla selle viimase märksõna kohta veel siis, et see seostub selle esimesega, et tõesti me ei näe hetkel laenuportfellis kuskil võlglaste arvu kasvu, et nad üldse ei ole. Aga kuna me vaatame ja jälgime kogu aeg klientide finantsnäitajaid ja finantsnäitajates on ikkagi kerge halvenemise märki näha, siis see jookseb meie provisioneerimismudelisse sisse ja sellest lähtuvalt me tegime täiendavaid provisioone 4. kvartalis, et juhuks, kui ikkagi peaks midagi nüüd siin 2023 majanduskeskkonnas juhtuma. Et need on kvartali märksõnad, aga nüüd aastat kokku võttes, et see oli siis Coop Panga 6. aasta, mil me oleme siin turul tegutsenud ja me siis jätkuvalt kõik need 6 aastat oleme kasvanud 30-40% aastas. Ja eelmisel aastal lisandus Coop Pangale 32 000 klienti, et meil on tänaseks juba pea 150 000 klienti, et kunagi alustasime, oli meil 30 000 klienti, et see kliendibaas, me oleme selle üle väga-väga õnnelikud, väga rahul, et kliendid on valmis meiega ärisuhtesse tulema ja selle nimel on kõvasti pingutatud ja iga aasta see uute lisanduvate klientide arv aina kasvab. Nüüd kliendid tõid kaasa siis omakorda hoiused, et klient avab konto, hakkab siia sissetulekut laegutama ja siin arveldama ja sellega siis kasvab meie hoiuste baas, mis on omakorda vajalik selleks, et laenu välja anda. Nüüd hoiustes Paavo räägib pärast lähemalt, aga oli selge siis märgiline muutus, et kodumaised hoiused turul enam ei kasvanud ja me pidime taas võtma siis kasutusele välishoiused, et me hakkasime siis kuskil seal kevad-suvel Raisini platvormilt Euroopast taas hoiuseid võtma, mida me ei olnud teinud ligemalt aasta, isegi rohkem, et kuna COVID ajal hoiused kasvasid ja Coop Panga esimene prioriteet on alati toetada seda kasvu kodumaistelt hoiustelt. Aga kuna kodumaiselt turult neid saada ei olnud, laenuportfell kasvas, siis uuesti Raisini kraanid tuli avada. Nüüd laenuportfell eelmisel aastal kasvas 350 miljonit
ja mul on väga hea meel selle üle, et see kasv oli niisugune laiapõhiline kõigist äriliinidest, nii kodulaenus, ärilaenus, autoliisingus kui väikefinantseerimises, et kes on neid meie kvartaalseid presentatsioone jälginud, siis aasta tagasi me pidime 2021 kokkuvõtte juures ütlema, et kasvas kodulaen ja ärilaen, aga ei kasvanud autoliising ja väikefinantseerimine, et see aasta siis kasv laiapõhjaliselt kõigis äriliinides, et meie jaoks väga oluline, et see oleks selline diversifitseeritud ja portfelli kvaliteedist näitame pärast pilte, et see tõesti faktiliselt püsib väga kõrgel tasemele. Nüüd eelmise aasta, ma arvan, mida kõige rohkem turg ja kliendid nägid, oli see, et rahale tekkis siis 7 aasta järel uuesti hind, et 7 aastat oli Euribor kas 0 või negatiivne ja nüüd on Euribor 3% juures ja loomulikult selle tõusva intressi mõju on siis nii meie laenuportfellile kui hoiustele ja laenuportfellile ta rullib sisse siis selliselt tasapisi, et hakkas kevad-suvel rullima, iga 6 kuu tagant Euribor uueneb kliendi jaoks ja ta saab uue hinna laenule. Ja selle pealt loomulikult pank teenib, aga meie eelmise aasta tuludest Paavo räägib pärast, et kui palju selle Euribori mõju oli, aga meie puhul on oluline see, et kuna pool Coop Panga ressursist või passiva poolest on kaetud tähtaliste hoiustega, mis maksid aasta tagasi meie jaoks kuskil 0,5% aastas intressina, siis täna maksab see 2 ja rohkem protsenti. Ehk meil see võit, mida me saame Euriborina, siis circa pool sellest me maksame hoiustajatele välja. Et on tekkinud nagu uus reaalsus, et kui eelmises reaalsuses elasid või sees laenuvõtjad, kuna Euribor oli 0 ja marginaal oli see ainuke asi, mida nad maksma pidid ja hoiustajad ei saanud midagi, siis nüüd on nagu tegelikult lehekülg pöördunud, et hetkel on kindlasti rohkem palus laenuvõtjatele, aga hoiused ja eelkõige tähtalised hoiused, kuna on tekkinud see 2% kõrgem intress, siis Eesti turul on need selgelt kasvama hakanud ja tõenäoliselt, ma arvan isegi väga kindlalt kasvavad terve selle aasta, et muutus on siin toimunud. Meie kapitalibaas on ülitugev. Eelmine aasta ei ole sellist aastat Coop Panga loos olnud, et me kaasasime 3 korda täiendavat kapitali selle kasvu finantseerimiseks, et kevadel emiteerisime allutatud võlakirju, suvel tõstsime esimese taseme allutatud võlakirju ja sügisel juba siis räägitud aktsiaemissioon, et 46 miljonit panime siis eelmine aasta, panid investorid meie kapitalibaasi juurde. Me tegime eelmine aasta esimese dividendimakse, pidasime kinni oma lubadusest, mis sai IPO käigus antud, et 2021 kasumist ja sealt edasi me maksame 1/4 koos maksudega siis kasumist dividendideks välja. See oli 3 senti aktsia kohta ja ülim hea meel on öelda, et 98% sellest aktsionäridele makstud dividendidest maandus Eesti inimeste pangakontodele. Et see on selle kodumaise panganduse võlu, et see tulem, mida me teenime, see jääb Eestisse ja osa sellest makstakse välja ka. Meil on täna 36 000 investorit. Need on need, kes saavad neid dividendimakseid. Et kui siin mõnel suurel S-tähega pangal läheb see raha R-tähega riikidesse üks-ühele, siis meil jääb see kodumaiste klientide, aktsionäride taskusse. Ja kõik see päädis siis ilus võimas lugu sellega, et Coop Pank teenis eelmisel aastal 20,4 miljonit puhaskasumit, seda on 50% rohkem kui aasta tagasi ja meie efektiivsust mõõtev kulutulu suhe oli 50% ja me pakkusime aktsionäridele ligi 17% toetust. Et oleme ise väga nende tulemustega rahul, selle taga on olnud ka loomulikult kõva töö. Tänan siin kõiki Coop Panga kliente, kes on teinud meile võimaluse, andnud meile võimaluse nendega suhtes olla, nendega äri ajada. Tänan kõiki aktsionäre, kes on selle 6 aasta jooksul olnud valmis panustama ja uskunud Coop Panga lukku ja tänan kõiki Coop Panga töötajaid, kes on tõsiselt vaeva näinud selleks, et need tulemused kokku tuleks. Et meie sisemine selline ütlus on see või visioon, et me tahame, et Coop Pank oleks kõigile edulugu, kõigile osapooltele, edulugu klientidele, edulugu aktsionäridele,
edulugu meie töötajatele. Et täna siin saame öelda, et 2022 tulemuste põhjalt kõik need 3 meie jaoks meie olulist huvirühma olid väga hästi rahuldatud. Aitäh! Ja siit nüüd Paavo võtab siis kõik juba oluliselt tükkidemaks. Aitäh, Margus! Tere ka minu poolt. Vaatame tõesti nüüd natuke numbritesse detailsemalt sisse, et pigem põgusalt kvartali numbritesse ja natuke põhjalikumalt vaatame, mis aasta kokkuvõttes meile tõi. Et kvartali ärimahtude, olulisemate ärimahtude graafikud on nüüd ekraanil, et laenud, hoiused, kliendid, nad kõik on meil kasvanud viimases kvartalis selline 7–8–11% hoiused. Ja kõikides olulistes näitajates me oleme kõva kasvu teinud nii kvartali vaates kui ka eelmise aasta viimase kvartali vastu. Ehk siis see kasvutempo on olnud jätkuvalt kõrge. Nagu Margus mainis, et eelkõige laenudest rääkides, et me tegelikult näeme, et selles kasvus on olemas teatud inerts. Et 4. kvartali kasvu numbrite taga on tegelikult 2. ja 3. kvartali jooksul alustatud töö ja laekunud taotlused, et 4. kvartalis taotluste arv kahtlemata oli juba väiksem ja niimoodi üle turu. Hoiuseid õnnestus kaasata piisavalt, et ära finantseerida see kasv, pluss siis veel luua täiendavat likviidsuspuhvrit, mida selliste keeruliste aegade eel on hea omada ja see on hoidnud siis seda bilanssi meil kenasti tasakaalus. Klientide kasvus jätkuvalt kasv olemas vastavalt meie plaanile, nii et oleme kenasti raja peal. Kõik see kokku on siis puhas kasumiks andnud meile viimases kvartalis 6,5 miljonit eurot, mis eelmise kvartaliga võrreldes on 13% rohkem, aga eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes lausa 98% ehk peaaegu 2 korda rohkem. Nii et see kvartali tulemuslikkus ja kasum on tõesti olnud rekordiline. Ja kust kõik siis tuleb nüüd detailsemalt, et eelkõige on meie tulud intressitulud ja intressitulud on kõvasti kasvanud, 24% netointressitulu ja sellesse on panustanud siis 2 suurt tegurit. Esiteks meie enda laenuportfelli kasv, mida me eelmise slaidi peal nägime üle 30% aasta jooksul ja teiseks siis tõusev Euribor. Ja Euribor on nüüd siis selline efekt, mis annab küll tuludesse tuntava ja teatava panuse, aga eks teistpidi ka deposiidi eest me maksame rohkem. Nii et see netokasv kindlasti on väiksem kui otseselt see Euriborist tekkiv tulu juurde. Aga sellele vaatamata siis 3 miljonit eurot kvartaliga võrreldes netointressitulu kasvas. Siis mis väärib veel märkimist, et me 4. kvartalis pidasime vajalikuks teha umbes 500 miljonit eurot täiendavat provisjoni meie Lätis Riigalinnas asuva kinnisvaraobjekti väärtusele. Ja seda siis põhjusel, et nagu me kõik aru saame, siis kinnisvaraturg samamoodi on natukene passiivsem, kui ta võib-olla mõne aja tagasi oli, nii et ostjate huvi selle objekti vastu on väiksem. Seetõttu me siis ettevaatavalt tegime sellise täiendava reservi või provisjoni. Kulud on meil kontrolli all. Ja kõik see on siis tähendabki seda, et meie kvartali kasum on 13% suurem ja nagu öeldud, et eelmise aasta 4. kvartali või 21. aasta 4. kvartaliga võrreldes lausa 2 korda suurem. Kui nüüd vaadata pikemat perioodi, et kuidas meil aastast aastasse on läinud, et siis möödunud aasta nii laenude, hoiuste kui klientide arvu kasvunumbrid on siin slaidil näha. On ka näha see, et meil tegelikult pikaajaline kasv üle viimase 5 aasta on ka sellises tempos umbes 40% kandis. Nii et me tegelikult oleme aastast aastase pidevalt teinud umbes 40% kasvu iga aasta kõikides olulistes ärimahtudes. Ja see on siis tähendab ka seda, et meie kasum on kasvanud oluliselt ja kasumi kasv tegelikult isegi ärimahtudest kiirem. Mis on loogiline, sest pangandus on mahuäri, kui meie mahud kasvavad, siis meie kulud selle vastu ei kasva sellises samas tempos. Nii et selle tõttu on siis kasumi kasv olnud isegi kiirem ja viimasel aastal siis aasta vastu võrdluses 51% kasum suurem. Kui vaadata detailsemalt, et millised on need tuluread ja millised need kuluread, mis meil aastaga on muutunud, siis siin on näha, et netointressitulu on siis aastaga lausa 15 miljonit. Et siin on juba ajakirjanikud küsinud meie käest, et kui palju sellesse siis panustas Euribor.
et siis aus vastus on see, et Euribor on sellest täiendavast 15 miljonist umbes 4 miljonit meile tegelikult andnud, mis tähendab seda, et suurem osa sellest kasvust on vaieldamatult tulnud ikkagi pigem meie ärimahtude kasvust ja sellest efektiivsuse kasvust. Et Euribori efekt on seal siiski väiksem osa. Ja selle kõige juures, et see 4 miljonit on siis täiendav tulu, et selle vastu on kindlasti ka deposiidi eest makstav kulu, nii et see netoefekt tegelikult Euriborist on isegi väiksem. Teenustasutulud on meil kasvanud 700 000 ja muudes kuludes siis detsembris tehtud Läti kinnisvara allahindluse efekt annab tunda. Tegevuskulud kontrolli all, oluline ongi nüüd tähele panna, et siin pikemas vaates ka jällegi, et tulud on meil kasvanud 39% ja tegevuskulud 21%, et see viitab sellele, et meie mahtude kasvades me muutume järjest efektiivsemaks ja see muidugi annab siis ka puhaskasumi reale tugeva võidu juurde. Finantsvarade allahindluse kulu on ka suurenenud, aga ma selle juurde tulen hiljem natuke tagasi, meil on selle kohta eraldi slaidid. Laenuportfellist Margus paari sõnaga juba ütles, et kasv oli olemas, kasv oli tugev ja mis tõesti teeb rõõmu on see, et see kasv on hästi laiapõhjaline, et kui meil on kodulaenude ja ärilaenude portfellid, mõlemad on umbes sellised €500 miljardi suurused, siis ka kasvunumbrid on nendes üsna sarnased, et mõlemad kasvasid siis ärilaenud natuke üle €150 miljoni ja kodulaenud natuke alla €150 miljoni juurde, nii et hästi tasakaalustatud kasv ja kasvas ka leasing ja tarbimisfinantseerimine, mis aasta varem olid olematu kasvuga. Ja intressi tase on püsinud, aga vaatame korra järgmisel slaidil natuke täpsemalt, et kust ta tuleb ja kuhu see kaob. Et kui me vaatame nüüd äriliinide kaupa, siis traditsiooniliselt meil on erinevad äriliinid väga erineva intressitasemega, alustades siis erakinnisvaralaenudest, kus intressitase on kõige madalam ja eratarbimislaenudes on ta kahtlemata kõige kõrgem, siis siin ka see dünaamika on vähekene erinev. Et ärilaenudes, erakinnisvaralaenudes on see tase olnud suhteliselt stabiilne, eratarbimislaenudes, mis ei ole Euriboriga seotud enamus juhtudel, siis seal on surve marginaalidele jätkuvalt olemas ja seal meil intressimäärad pisut langevad. Aga teistes äriliinides võib öelda niimoodi, et marginaalid on küll jätkuvalt surve all ja langevad, aga siis Euribor on aastal 2022 seda kompenseerinud, nii et me näiteks liisingus näeme isegi väikest tõusunurgakest üles kokku intressis. On jällegi selline küsimus siin küsitud, et palju need marginaalid siis langevad ja ajakirjandus on survestanud, et peaks eralaenudel marginaalid langema, siis võime öelda, et Coop Panga erakinnisvara laenude marginaal on tegelikult aastast aastasse langenud ja seda juba õige mitu aastat järjest, nii et tegelikult see nii-öelda nagu ühiskonna ootus on meie poolt vastatud ja seda ei ole tegelikult kuidagi moodi nagu käivitanud Euribor, see protsess algas oluliselt varem, seda tegelikult on käivitanud see, et me oleme ise järjest efektiivsemad ja meie kliendid on järjest kvaliteetsemad, et see on põhjus, miks me saame järjest soodsamalt laenu anda. Laenuportfelli kvaliteedist, see on nüüd kokku pilt, et kui me näeme, et vasakpoolsel graafikul, et aastast aastasse on meie viivituses olevate laenude maht püsinud üsna stabiilne või isegi langenud absoluutmahus eurodes, siis siia kõrvale meenutame, et meie laenuportfell sellel ajal kasvab umbes tempos 30-40% aastas. Nii et see on siis ka põhjus, miks see suhtarv, et viivituses laenude hulk meie laenuportfelli järjepidevalt langeb ja tõesti see kvaliteet on erakordselt hea. Tänaseks on siis 1,5% meie laenuportfellist ainult viivituses ja siis viivituses loetuna alates esimesest päevast. Ja selle vastu siis teistpidi on ka graafikul näha, et laenuprovisionid on meil siiski kasvanud, et see viitab siis sellele, et me tegelikult oleme järjest nii-öelda nagu tugevamad võimalike kahjude, võimalike negatiivsete mõjude vastu, et selle sama suure viivitajate vastu on meil oluliselt rohkem provisjone tehtud. Ja see on meil teadlik valik olnud ka aastal 2022, et kui see makromajanduslik väljavaade on pessimistlikum, kui ta võib-olla varem oli ja inimeste toimetuleku võime on ka võib-olla natukene rohkem löögi all, et siis me oleme selleks teadlikult valmistunud, tehes provisjone võimalike kahjude vastu. Äriliinide lõikes on näha, et absoluutselt kõikides äriliinides on meie laenu kvaliteet paranenud aasta jooksul.
ja mõnes siis rohkem, mõnes vähem. Eriti tugev edasiminek on näha ärilaenudes, mis on ka meie kõige suurem laenuportfelli osa. Ja sellele vaatamata, et see on paranenud, siis tulenevalt makromajanduse keskkonnast me oleme provisjone teinud täiendavalt juurde ja ärilaenude osas just kõige rohkem. Hoiuste intressid on selgelt pööranud tõusule. Nad pöörasid tõusule tegelikult kuskil möödunud aasta keskel, mitte nüüd 4. kvartalis. Coop Pank isegi on möödunud aasta jooksul mitu korda oma hoiuse pakkumist tõstnud ja parandanud. Nii et jätkuvalt me oleme Eesti ühed heldemad intressimaksjad, mis puudutab nii arvelduskonto jääki kui ka tähtajalist hoiust. Et arvelduskonto jäägilt teatud arvelduspakettides olevatele klientidele me tegelikult juba aastaid maksame 1% jäägilt intressi, nii et see on selline tase, et ei ole siin turu parim pakkumine. Ja hoiused on siis möödunud aastal kasvanud kokku 409 miljonit ja nagu Margus mainis ka, et üks muudatus, mis ka möödunud aastal juhtus, et kohalik hoius enam ei kasvanud sellise hooga, nagu meie laenuportfelli kasv vajas, nii et me pidime hakkama rohkem kaasama taas Raisinist hoiuseid ja kokku oleme siis 113 miljonit rohkem võtnud aasta jooksul hoiuseid Raisinist, kui aasta alguses oli. Ja see on selline käik, mida me teeme siis, kui kohalikku hoiust piisavalt ei ole. Aga selle tagajärjel on meil ikkagi likviidsuspositsioon tugevnenud võrreldes aasta varasema, me tuleviku suhtes oleme kindlatel jalgadel. Klientide arv on jätkuvalt kasvus, aastaga kasvanud 28% ja 32 000 uut klienti siis umbes pardale toodud ja samuti arveldavate klientide hulk kasvab, nii et selle kasvutempoga me oleme väga rahul. Nüüd, kui vaadata turuosasid, siis me oleme täna nii hoiustes kui laenus jõudnud turuosas tasemele 5,5%. Et me mingil hetkel olime siin laenutempo kasvus, hoiuste kasvust pisut ees ja meie turuosa oli laenudes suurem, siis tänaseks on selles mõttes pilt tasakaalustunud, et me nii laenus kui hoiuses hoiame ühesugust 5,5% turuosa ja kasvutempo on jätkuvalt hea. Kapitalist oli siin juttu mõne sõnaga, et möödunud aasta meil tõesti oli erakordne, kus me oma kapitalibaasi tugevdasime, et kui pank ise kasvab 30-40% aastas, siis sisemise kasumi arvelt seda kasvu finantseerida lõpuni ei ole võimalik. Et aeg-ajalt on sel juhul vaja lisakapitali kaasata. Ja möödunud aastal me tegime seda 3 korda, esimeses kvartalis siis alutatud võlakirja 10 miljonit eurot. Teises kvartalis siis täiendavat esimese taseme võlakirja mahus 16 miljonit eurot ja viimases kvartalis aktsiaemissioon, mis oli mahus 20,3 miljonit eurot. Ja see kõik on meid siis väga tugevalt aidanud, et meie kapitalinäitajad on jätkuvalt kõvad, ületavad kõiki normatiive ja see annab meile ka vundamendi tulevikuks, et edasi kasvada. Likviidsusnäitajad normatiivsest 100% on siis likviidsuse kattekordaja kõvasti üle ja see samuti on hea alus ka segaste aegade vastuminekuks. Kõik see kokku on siis tähendanud seda, et meie kasum on kasvanud ja meie 2 kõige kesksemad tulemusnäitajad ehk siis kulutulu suhe on jõudnud tasemele, kuhu me oleme pikaajaliselt oma eesmärgi seadnud, ehk siis tänaste ärimahtude ja tänase efektiivsuse juures tegelikult me oleme juba täitsa oma soovitult tasemel ja see võimaldab meil teenida ka kasumit sellisel tasemel, mida me oleme aktsionäridele lubanud. Et me oleme aktsionäridele öelnud, et me pikaajaliselt tahame hoida omakapitali tootlustroed üle 15% ja möödunud aastal tõesti 16,8 õnnestus ära teha. Ja muidugi see ei tähenda, et me seda 15% nii-öelda nagu kõikidel halbadel aegadel võib-olla ka suudame hoida, et vahepeal võib-olla ongi paremad ajad, kus teenime rohkem, valmistume ka halvemateks aegadeks, et pikaajaliselt me tahame siiski hoida seda üle 15% taset. Kõik see eelnev oli hästi palju seljataha vaatamine, et kuidas meil läks möödunud aastal ja viimasel 5 aastal. Nüüd tegelikult panga jaoks ja ka investorite jaoks olulisem on isegi see, mis edasi saab. Ja selle kohta on nüüd tähtsam see, mida kliendid meist täna arvavad, et kas nad tahavad meile kliendiks tulla, kas nad peavad meid heaks pangaks või mitte. Ja me korraldame 2 korda aastas selliseid turu-uuringuid, kus me uurime, et kas me oleme tuntud, kas meid teatakse üleüldse pankadena või pankade hulgas. Ja teiseks, et kui meid teatakse, et kas kliendid on nõus meile ka kliendiks tulema.
Ja hea on tõdeda, et meie tuntus, mis on siis sellel slaidil vasakul pool, me oleme 4. kohal Eesti universaalpankades ja tuntus on 61% ja sellega me siis oma positsiooni, tegelikku positsiooni, mis meil turuosa oli 5,5 muidugi tuntavalt edestame. Ja vaata, et veel olulisem on see parempoolne slaid, kus siis küsimus, et kas inimene või ettevõte on valmis meile kliendiks tulema, siis seal me hoiame 3. positsiooni, kusjuures 12% inimestest arvavad, et me oleks nende esimene eelistus, kui nad hakkaks panka valima. Ja veel kord, see on siis see tõmbeefekt, et kui meil turuosa on 5%, aga 12% inimestest on valmis esimese eelistusena meie panka konto looma, pluss 30 veel teise eelistusena, siis see näitab seda, et meil tegelikult see kasvu pinnas on väga tugev. Nüüd natuke aktsionäridest. Möödunud aastal oli meil, me oleme kogu aeg olnud suurte aktsionäride arvuga ettevõte ja see meil on väga tähtis ja eriti tähtis just see, et suhteliselt palju Eesti inimesi ja majapidamisi ja ettevõtteid saaks meist osa ja tunneks, et Coop on eestimaine pank, siis möödunud aasta oli selles suhtes järjekordne samm, kus meie aktsionäride arv kasvas kõvasti ja jõudis aasta lõpuks 36 000-ni. See on siis hinnanguliselt umbes nagu iga 3. investeerimiskontot või investeerimishuvi omav isik Eestimaal on ka Coop Panga aktsionär, nii et see on päris kõva number. Ja hea on ka märkida, et nendest 98% umbes on tõesti meie aktsionäridest on eestimaised, kas siis ettevõtted või eraisikud. Nii et see töö, mida me siin teeme, see kasum, mida me teenime, see tegelikult kuulub eestlastele. Aktsia hinna kohta, eks lühemas perspektiivis aktsia hind teeb nii tõuse kui mõõnasid. Aga korra, kui seda pikka pilti vaadata, siis meenutame, et umbes 3 aastat tagasi IPO ajal oli emissiooni hind 1,15. Ja kui täna on ta muidugi lausa juba 3 eurot, aga kui me võtame aastavahetuse seisu, siis ta oli hästi jämedalt 2 korda kallim kui IPO ajal, siis 3-aastase perioodi kohta tegelikult teeb investorile tootluseks juba 25–30% aastas. Ja ütleks, et ei ole paha sellise keskmise pikaajalise tootluse jaoks. Möödunud aastat iseloomustas siis see aktsiaemissioon, mis meil märgiti 4,2 korda üle ja eks see kinnitab seda, et aktsionärid näevad seda tulemust, mida me oleme teinud ja usuvad, et me suudame ka edasi teha head tulemust. Et puhaskasum aktsia kohta 22 senti, ka ajalooliselt parim tulemus ja siit kavatseme siis veel edasi minna. Dividendist Margus paari sõnaga rääkis, aga dividendi maksime eelmisel aastal esimest korda välja 3 senti aktsia kohta netodividendi maikuus ja vastavalt meie dividendipoliitikale me kindlasti dividendimaksetega kavatseme jätkata. Eriti oludes, kus majandustulemused on head, kasum on korralik, et siin kindlasti tuleb vastavalt poliitikale, mis meil ütleb, et 25% eelmise aasta kasumist jagame välja, siis seda me kavatseme hoida. Et kokkuvõttes ülikõva aasta, ärimahud kasvasid kõikides olulistes lõikudes umbes 40%, kasum kasvas lausa üle 50%, kokku 20 miljonit eurot ja efektiivsusnäitajad kulu-tulusuhe ja omakapitali tootlus ka vastavalt aktsionäridele lubatule ja plaanile. Korra pilt tagasi ka 5 aasta pikemale perspektiivile, et kust me tuleme, et tõesti et see kasv ja kasv ja kasv, et see meil kõlab praktiliselt iga slaidi juures ja seda me oleme näidanud 5 aastat püsivalt, läbivalt ja kõikides näitajates. Nii et nii tuludes, kust me alustasime ja kuhu me tänaseks jõudnud oleme, kui ka kasumis, et see on see meie käekiri kindlasti ja me sellise käekirjaga kavatseme jätkata. Meenutuseks korra, et nüüd ettevaatavad jälle, et mis siis järgmiseks 5 aastaks, et me oleme kuni aastani 2026 strateegilised sihid seadnud endale ja me nende sihtide juurde jätkuvalt jääme, arvame, et oleme ilusti joone peal, suudame neid täita ja nendeks kõige tähtsamateks sihtideks on siis arveldavate klientide hulk, vähemalt 150 000 klienti, laenuportfelli kasv mahuga siis üle 2 miljardi aastaks 2026 ja kulutulusuhe alla 50%, omakapitali tootlus üle 15%. Et neid eesmärke me jätkuvalt kavatseme hoida ja praegu tundub küll, et suudame. Nii, esitluse osa sai läbi, nüüd ma võtan ja vaatan, kas meil on küsimusi tulnud vahepeal. Nii, ja küsimusi on tulnud.
Nii, küsimus on siis selline, et me oleme maininud esituse ajal, et laenukahjumeid ei ole kohe üldse ja küsimus, et miks siis me tegime finantsvarade allahindlust? Miks me tegime finantsvarade allahindlust lausa 1,9 miljoni euro ulatuses ja 1 miljon eurot üksinda detsembrikuus? Ja kas see on seotud mõne konkreetse laenukahjumiga? Siis vastus on see, nagu sai siin mainitud ka, et see provisjonide või allahindluste mudel on tegelikult mitmekihiline ja kindlasti on seal ka elemente, kus vaadatakse konkreetset klienti ja konkreetse kliendi vastu tehakse allahindlusi. Aga mudel vaatab ka üldisemat makromajanduslikku konteksti. Ja eelkõige need möödunud aasta provisionid on seotud sellega, et see ettevaatav osa, et makromajanduslik väljavaade on läinud halvemaks ja seetõttu me oleme laiapõhjaliselt tegelikult suurendanud provisionide taset. Pluss siis mõne konkreetse kliendi finantsaruandlus või mingid muud indikaatorid ütlevad meile tõesti, et võib-olla see klient ei ole tulevikus nii tugev, nagu ta oli ja seetõttu me oleme teinud ka kliendipõhiseid allahindlusi, aga veel kord siiamaani nähtavad faktid, kas klient on võlgu või mitte, et selles osas ei ole ühtegi halvenemisi märki näha. Nii järgmiseks üks investor õnnitleb meid väga heade tulemuste puhul ja ütleb, et tal on hea meel näha, et need on järjepidevad, et mitte ühe aasta head tulemused. Me täname selle tagasiside eest. Siis järgmine küsimus tuleb investorilt, kes ütleb, et see on inglise keeles, et ta sooviks aru saada, miks me dividende ei maksa samas tempos, kui meil kasum kasvab. Siin on vastus see, et Coop Pank on kasvuettevõte ja me eelkõige vajame seda kapitali, mis meil tekib kasvamiseks. Kui me genereerime seesmiselt 15–20% kapitali ja kasvame 40%, et siis meil on põhimõtteliselt iga aasta vaja kapitali juurde ja me ei taha maksta välja oma kasumid kõik turule ja siis omakorda uuesti minna aktsionäri eest küsima, et andke meile raha nüüd selleks, et kasvada. Aga me saame aru, et meie aktsionäride baas on väga lai ja eelkõige jaeinvestorid on need, kes on huvitatud dividendi saamiseks ja sellest lähtuvalt ongi meie dividendipoliitika, et 1/4 kasumist maksame iga aasta välja. Nii, siis on küsimus, et on küsimus, miks me teeme selle presentatsiooni ainult eesti keeles, et tegelikult nüüd küll küsimus on küll inglise keeles, ma ei tea, kes kuulaja saab sellest aru, kui ma vastan eesti keeles, aga et nagu siin oli juttu ka, et paraku meil ikkagi 98% investoritest on meil eestimaised ja selle oleks jälle 98% suhtes ebaõiglane, kui me teeksime presentatsioonid inglise keeles, et me kipume olema ikkagi hästi eestimaine pank ja seetõttu siis katsume selle 98% eestimaistele klientidele arusaadavas keeles esineda. Järgmine küsimus selle kohta, et ütlesite, et aktsiaemissiooni ettevalmistusel järevas ja närvilises õhkkonnas, miks see teile nii ärev tundus, milliseid suuri riske te rohkem nägite, kui meie siin kõrvalt vaadates. Mina usun Coopi edusse jätkuvalt, et oli ärev selle kohta ikkagi, et keskkond oli ju tegelikult selline väga võbelev, et me nägime, et meil on sügises kapitali juurde vaja. See protsess tegelikult algas jaanipäevast, et see on kuskil 6 kuud võtab aega, et see kõik ette valmistada. Ja sügiseks olukord ikkagi läks veel ärevamaks, aga me tundsime lõpuks ennast mugavalt tuginedes 3 aspektile, et punkt 1 see, et meil on selja taga jätkuvad stabiilsed, väga tugevad tulemused. Teiseks, meie tuumikaktsionärid andsid oma garantii, et nemad tänases proportsioonis on märkimas. Ja kolmandaks ka see, et me tegime ikkagi väga atraktiivselt hinnatasemelt, kuna see emissioon oli suunatud tänastele aktsionäridele, siis sellest lähtuvalt oli see hind 2 eurot ka väga soodne. Kõik need 3 asja mängisid lõpuks väga hästi kokku ja juba selle märkimisperioodi jooksul see ärevus kadus. Aga ennem suve me kartsime, et klientide investorite rahakoti rauad on sel aastal kinni, et see oli meie ärevuse põhjus.
pausud. Järgmine küsimus on, et kas 2 korda kasvanud kasum lubab oodata ka kõrgemat dividendi? Et jah, suures piires nii on. Meil on dividendipoliitika, mis ütleb väga selgelt, et meie dividendimakse on seotud eelmise perioodi kasumiga. 25% eelmise perioodi kasumist läheb meil dividendiks. Ja see lõplik otsus on küll aktsionäride käes, aga juhatuse käes on teha see ettepanek ja me sellise ettepaneku kindlasti teeme, et dividendimakse ettepaneku me see aasta teeme ja suurema kui möödunud aastal ja seda poliitikat me hoiame nii kaua, kuni aktsionärid annavad teistsuguseid näpunäiteid. Ma nüüd pannud tähele, kes ütlesid, et siin olid kasum 2 korda, et tegelikult eelmise aasta kasum kasvas 50%, et kvartali kasum kasvas 20%, et selles mõttes, et 2-kordne see aastakasv ikkagi ei olnud. Nii, siis järgmine küsimus. Ütlesid, et suurepärane tulemus, ütleb meile Roomet Kreek Postimehest. Kas puhas intressitulu enam tänavu eelmise aastaga samas tempos ei kasva, kuna suurem osa Euribori tõusust on selja taga, et võib-olla Paavonisi parandust tema siia? Suurem osa Euribori tõusust tegelikult selja taga, ei oska öelda, kuhu see Euribor võib tõusta, eks ole. Aga meil tegelikult Euribor hakkab efektiivselt rullib sisse portfelli ikkagi mitte koheselt pärast seda, kui Euribori määr muutub, vaid igal laenul ju on iga 6 kuu tagant see uue Euribori fikseerimise kuupäev. Nii et tegelikult tema efekt ei ole veel saabunud sellises ulatuses, nagu me näeme lehtedest, et kus see Euribor täna on. Detsembri kuuks oli meil jõudnud Euribori portfelli sisse umbes 1,9% punkti. Et samal ajal Euribor tegelikult turul oli juba kaugelt üle 2,5, aga et sisse oli rullin ainult 1,9. Ehk see, et ta käib ka see Euribori efekt viitajaga. Et seetõttu siis palju sellest tõusust tegelikult on veel ees. Nii, järgmine küsimus, palju Läti kinnisvaraga seotud laenujääk on veel, millelt provisjoni tehti, et lihtsalt meenutuseks, et see on meie viimane pärand, meie eelkäija Krediidipanga laenuportfellis oli üks laen Lätti välja antud, et mis läks hapuks, me saime selle tagatsi enda kätte, me oleme viimased circa 3 aastat maadanud sellega, et sinna saada ehitusload peale uuesti ja nüüd eelmise aasta lõpuks on need ehitusload saadud, et me täna saame seda objekti müüa, sest eelnevalt lihtsalt ei saanud müüa, keegi on valmis ostma, kui ehituslube ei olnud seale. Ja nüüd provisjoni poole pealt ma annan Paavole siin küsimuse edasi, et palju me sinna teinud oleme ja mis jäägiga ta on. Me oleme sinna teinud umbes 900 000 eurot provisjoni täna ja kas see jääk on äkki peast ütlen 3 miljoni kanti. Nii, siis järgmiseks küsimus. Muljetavalt kasum oli eelmisel aastal investorina olen väga rahul. Milline on prognoos selle aasta kasumiks? Et me ei avalda kasumi prognoose, meil on need loomulikult olemas, aga me avaldame siis 5 aasta neid sihte, et kuhu me tahame klientide arvult, laenuportfellilt, Roelt ja Zirilt jõuda. Et selle aasta kasumit siin täna välja öelda ei saa, aga loomulikult te näete neid mõjureid, et tõusvad intressid mängivad kasumisse positiivselt, teistpidi negatiivselt mängivad see, et hoiustel on intress tekib, me osa sellest võidust maksame välja ja nüüd on suur küsimärk on siis see, et mis teeb laenuportfel, et nagu mitu korda rääkisime, me oleme provisjoni ettepoole vaatavalt teinud, et kui nüüd tõesti ikkagi kliendid jäävad maksetega hätta, et kas nendest provisjonidest piisab, või tuleb juurde teha, et need on need faktorid, mis mõjutavad meie selle aasta kasumit. Siis küsimus, kas reisinehoius on kallim kui kohalik? Ma vastan selles ise, et reisinehoius tegelikult võib olla kallim, aga võib olla ka odavam. Et reisin on täiesti teistsuguse iseloomuga hoiuse kaasamise kanal, kus on siis spetsiifika see, et kui on vaja, siis tuleb maksta rohkem intressi ja siis on see kraan lahti keeratav. Ja teistpidi saab üsna nagu vastutustundetult ilma kliendi suhet rikkumata selle kanaliga kinni keerata. Kui raha vaja ei ole, siis me sealt ei kaasa, nii nagu me tegime 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses, kus meil sealt vaja kaasata ei olnud, siis me seal ka intressi ei maksnud. Kohalikule hoiustajale me kliendisuhtme hoidmise eesmärgil maksime ka selle ajal intressi. Ehk siis, et ta tegelikult on teistsuguse iseloomuga ja vastus on siis selline, et võib olla kallim, võib olla odavam. Järgmine küsimus, kui palju aktsionärid esimese eelistusena Coop Panga teenuseid kasutavad? Ütleme ausalt, et meil ei ole sellist arvutust tehtud. Me lubame, et me teeme seda ja järgmises investorpresentatsioonis ütleme. Järgmine küsimus, kui suurt laenumahtude kasvu näete aastaks 2023? Et ka siin on see, et me aastaseid prognoose ei avalda,
me näeme, et see kasvutempo raugeb, et nagu ma ütlesin, et 4. kvartalis laenutaotlusi juba oli vähem, et see kindlasti peegeldub esimese kvartali tulemustes ja noh, see on ju loogiline tõesti, et kui nagu Euroopa Keskpank on teinud otsuseid intressimäära tõstmiseks selle eesmärgil, et suruda majanduses aktiivsust maha, et inflatsioon maha saada, siis noh, tõenäoliselt alanevad ka laenutaotluste mahud ja meie kasvutempo sel aastal ei saa olla nii kiire, kui ta oli eelneval aastal. Et kindlasti me usume laenuportfelli kasvu, et jaanuari tulemused tulevad välja esmaspäeval, et sealt on esimesed indikatsioonid näha selle aasta kohta. Aga ja noh, teistpidi, et mida suuremaks Cooppank kasvab, seda nagu öelda, et 40% kasv, mida suurem me oleme, ei ole enam reaalne, et see tuleb tasapisi sinna 20-30 juurde, et sellised suurelt mahult nii kõva kasvu ei saa teha. Küsimus on järgmiseks, kui suureks võib uuel aastal kujuneda provisionide ja hoiuste maht? Noh, aus vastus on see, et ega kumbagi ei tea, et oleme valmis nii selleks, et kasv tuleb, kui ka selleks, et kui ta jääb natuke tagasihoidlikumaks ja tegelikult täpselt nii ümar see vastus ongi, et me oleme valmis selleks, et krediidikahjud võivad suureneda ja selle vastu me oleme siis möödunud aastal juba teinud täiendavaid provisjone. Kui nüüd see makromajanduslik väljavaade muutub veel tumedamaks, siis me teeme kindlasti provisjone juurde. Aga üldiselt me oleme praeguste nagu tumedate ja hallide stsenaariumite vastu provisionid ära teinud. Ehk siis, et kui selles pildis midagi ei muutu, siis on loogiline, et provisionid kasvavad samas tempos, nagu kasvab laenuportfell. Et niisugune segane vastus tuligi. Järgmine küsimus ingliskeelne, et kui suur osa siis mitte töötavatest kodulaenudest te näete ette selle tõttu, ühesõnaga, et võlasolevate kodulaenude tase, et kuna intressid tõusevad, majanduses on raske aeg ja töötus võib kasvada, et nagu vastus on see, et tegelikult kodulaenus need prognoosid siis mittetöötavaks laenudeks on kõige väiksemad, seda on näidanud ka ajalooline trend, et pigem jäetakse võlgu väikelaenus ja võib-olla ka autoliisingus, sest et autoliising lõpuks on võimalik ka lõpetada ja ära anda see auto, siis kodu on miski, mis on inimesele väga tähtis. Me näeme täna, et meie kodulaenu portfellis põhimõtteliselt võlglas ei ole, on esimesed kliendid sügisest nüüd, kes tahavad maksepuhkusi, kui seal kõik näitajad on korras, me neid ka võimaldame, aga kodulaenude juures me ikkagi sihukest võlglaste taset pigem näeme väga väikest. Nii, küsimus sulle, mis aktsia hinnast arvad? Küsimus on, mis on meie prognoos, et mis saab olema aktsia hind aastal 2026? No, selliste prognoosidega me muidugi ausalt öelda ei tegele, et põhjusel, et tegelikult see aktsiahinna kujunemine on üsna ennustamatu, millega me tegeleme, on see, et me kavatseme aastaks 2026 oma ärieesmärgid ära täita. Ja siis on juba investorite asi anda hinnangut, et kui kõrgelt nad selliste tulemuste peal ettevõtet väärtustavad ja hindavad. Aga meie asi on need tulemused ära teha, mis me oleme lubanud. Kas on plaanis erakliendi nõudmiseni hoiuste intressi tõsta? Nagu ma siin korra mainisin ka, et me tegelikult nõudmiseni hoiuselt rändrahnu paketi kliendile oleme maksnud intressi juba 1% aastas juba mitu aastat. Et see võib-olla ei ole kõikidele klientidele teada, aga soovitan siis kõigil vaadata, uurida ja tulla meile kliendiks, et juba täna 1% nõudmishoiuselt, et see on number kindlasti, mida te suurematest pankadest tegelikult ei leiagi. Et kas sellest nüüd üles lähme, seda näitab siis rahaturgude areng, et me oleme ka 2022. aastal olnud selles mõttes väga operatiivsed ja paindlikud, et me oleme kohendanud möödunud aastal 2 korda oma intressi pakkumist ja seda siis eelkõige kui tähtajalise hoiuse osas. Et kui rahaturu olukord muutub selliseks, et see on õigustatud ja vajalik, siis me kindlasti kohendame intressiga tulevikus. Jah, et selle aastase ettepoole vaatavalt, et ma arvan, et hoiustajad on siin võitjad sel aastal. Järgmine küsimus on inglise keeles, et miks Cooppank võrrelduna siis LHV ja Swedbankaga ei paku väärtpaberikontosi või ei tegutse siis
investeerimisvaldkonnas, et siin on algusest peale, see on Coop Panga strateegia üks alustala olnud, et me tegeleme nende asjadega, kus me tõesti näeme oma konkurentseelist ja me näeme seda kahes kohas, igapäevapanganduses, ehk siis on konto, maksed, kaardid, sularaha seal ümber, et seal on meil unikaalne positsioon ka tänu kaupluste võrgule, me tegeleme sellega ja teiseks finantseerimisteenustega, et kuna erinevad inimesed erinevates eluetappides vajavad lihtsalt raha juurde, kes siis mingil hetkel auto ostmiseks, kodu ostmiseks, mingi külmkapi ostmiseks, kes tahab äri alustada, et me ei näe siiamaani ühtegi eelist, miks siseneda sellisele turule, et selle väärtpaberiteenuste turule sisenemine maksaks meile miljoneid eurosid ja me ei suuda näha ühtegi konkurentseelist nende teiste pankade ees, mille me saavutaksime siis nende miljonite investeerimisel, et see ei ole aktsionäridele täna väärtust loov tegevuse ja kuna ka noortel inimestel pigem on see, et ollakse mitme panga kliendid, et ma ise küll enam väga noor ei ole, aga ma olen kordalt öelda, et minu põhielu on Coop Pangas, aga minu pensioniäri haldab üks S-tähega pank ja minu väärtpaberiportfell on L-tähega pangas, et kõik need äpid on mul reas telefonis ja ma ei näe ühtegi põhjust, et miks need peaks olema kõik ühes äpis. Nii, ja siis siin on pigem kompliment, et väga hea töö, Coop Pank, meeldib, et olete endiselt näoga kohaliku inimese ja aktsionäri suunas ja jalad maas. Edu, täname. Nii, siis on järgmine küsimus jälle hoiuse intressi kohta oli, et kas on plaani tänaselt 1,5–2% tasemelt tõsta. Et tegelikult me natuke sellest rääkisime, et me reageerimegi vastavalt rahaturu olukorrale ja kui ikkagi tõesti rahaturul jätkuvalt intressimäära tõus on olemas ja hetkel seda tõesti prognoositakse, et ta jätkub veel, et siis me kindlasti kohendame oma hoiuse pakkumist ka. Et ega me siin nagu turu vastu ei saa ja ikkagi suures hulgas kuskilt mujalt meil raha võtta ei ole, kui nende samade hoiustajate käest, et oma äritegevust jätkata. Nii et kindlasti me reageerime ka hoiuse poole peal. Nii, ja paistab, et viimane küsimus, millist inflatsiooni survet näete palgakuludele sellel aastal, kas plaanite personali baasi suurendada? Et siin on seisukoht hetkel see, et me sel aastal personalikulusi ja palku suurendame üle pangas keskmiselt 10%. Aastavestlused on praegu käimas, selle protsessi käigus räägitakse kõikide töötajatega tasust ja need arvutused on ka tehtud, et 10% selle aasta alguses Coop Panga töötajate palgafond kasvab, et loomulikult, et me ei pane kogu seda inflatsiooni edasi, et nii nagu ka kogu tööjõuturg, aga 10% sellele kasvu me oleme iga aasta sellest kinni hoidnud ja läheb siit edasi. Ma nii palju täpsustan, et see ei ole siis mitte palgafondi kasv, vaid see on olemasolevate töötajate palgataseme kasv keskmisena. Kindlasti on siin suuremad, kindlasti on väiksemaid kasvusid, aga et see on selline. Aga nüüd tegelikult küsimuse teine pool on, et kas plaanime personalibaasi suurendada, et ehk siis nagu inimesi juurde värvata, siis jah, kasvava pangana me kindlasti värbame inimesi juurde. Et siiamaani on meil õnnestunud küll värvata ja kasvada sel moel, et kui me kasvame 40%, siis kulutusi teeme 20% rohkem, ehk siis ka värbame oluliselt vähem kui meie kasvu number protsentuaalselt on. Ja seda joont me kavatseme kindlasti hoida, et efektiivsus ikkagi suureneks, aga jah, me jätkuvalt värbame juurde ja tegelikult kui veel nüüd edasi nagu fantaseerida, et kuhu me siis värbame, siis kindlasti sinna tehnoloogia ja IT poole peale kõige rohkem, et see on kindlasti see panganduse tulevik. Nii, aga sellega on küsimused nüüd esitatud, et me peame nüüd vabandama, et läks tervelt tund, aga läks eelkõige selle tõttu, et väga palju küsimusi oli, millel meil väga hea meel, et ma arvan, see on selle 6-aastase ajaloosul esimene investorpresentatsioon, millel on nii palju väga erinevaid küsimusi ja me oleme nende ees kindlasti väga tänulikud ja loodame, et see ka edasi jätkub niimoodi, ja nagu ma siis ka eelneval ploki lõpus juba ütlesin, et kenad tulemused ja me täname kõiki, kes nende tulemustesse panustanud on. Aitäh meie klientidele, meie aktsionäridele, meie töötajatele. Sellega on meie tänane esitlus lõppenud. Aitäh! Aitäh!